Tere, head vaatajad! Kõiki on taas rõõm näha. Meil oli eelmisel nädalal suur jäähokiturniir ja Läti võitis pronksmedali, mille üle on siiralt hea meel. See oli suur emotsionaalne sündmus. Ja sellepärast oleme külla kutsunud ka oma Läti kolleegi Artursi. Tere, Arturs! Tere! Tere. Arturs on nimelt Läti Skandagla juht ja tahtsin tema käest küsida, et kuidas Läti farmeritel läheb. So Arturs, how Latvian farmers are today doing? Margit, thank you for invitation. It's really nice experience to come and visit you. Basically now farmers, they are very much in a season and preparing for the harvest. Yeah, it's we have still to do the application of third round of fertilizers for winter crops and application for spring crops. Weather starts to impact these plants. Yeah. We are missing the rain. How dry it is actually in Latvia at the moment? You know, it's very much depends on the regions. Yeah, and in a regions more eastern part of Latvia where was more longer winter, and their situation is okay. More or less now, but let's say the central part of the Latvia, which is the main producing region of crops in Latvia, if we will not get the rain in next 2 weeks, then situation can be very difficult. Yeah, so we really cross the fingers and looking for more rain coming. If it's very dry, are the farmers selling their grain at the moment, or what they are doing with their grain sales? Currently, when we see the also going down the price for the grains, I would say there is no activity at all at market, and we are waiting, and our farmers also are waiting what will happen. So yeah, no much activity currently is going on. But about the old crop still in the farmers' houses? Still it depends also on the regions, and if we come back to the central part and western part, which is main grain producing regions, and the farmers mainly supply the grains to the port from their facilities, storages. They still have grains at home, and because waiting for or looking for better price. Yeah, unfortunately it went opposite, and now most probably this will be sold as a new crop. Mm-hmm. Yeah. No, clear. So let's see how this weather forecast will develop further, and hopefully you will get as well rain. Hopefully, yeah. Thank you, Arturs, for coming, and thank you, see you soon again. Yeah, and I would like to also wish a good season for your farmers, for Estonian farmers. Good luck, and so. Yeah. Thank you. Thank you. Ja siit juba lähme edasi Urboga. Ja tere ka minu poolt, et Läti kolleeg soovis meile ilusat hooaega ja ega kui hooajast rääkida, siis olekski hea võib-olla natuke mõelda kuivatamise peale, et eelmised aastad on meil üsna kuivad olnud, aga kunagi ei tea, kuna see märg sügis ükskord tuleb. Ja meie selleks ikkagi valmistume. Täna on meil juurde tulnud teenuskuivateid ja ka Viljandist me teeme ju kuivati uuenduse, või õigemini tuleb uus kuivati sinna juurde, mis kindlasti suurendab meie võimekust, ja ma arvan, see on circa 1/3, mis meil on varasemalt aastast siis nagu juures, nii et seal võimaldab meil siis ka põllumehi efektiivsemalt kindlasti teenindada ja selliseid pudelikaelu siis vältida, mis on võib-olla siin varasematel aegadel olnud. Ja mis siin veel, ega kuivatamine juures tegelikult mina ütleks, et on ka jahutamine olnud teema, ja põllumehed peavad ka seda mõtlema, et kui nad ise kuivatavad, et mismoodi see jahutamine võiks nagu toimuda, et mõelge need plaanid ka enda jaoks ikkagi nagu läbi, ja kui te näete, et teil on ikkagi riskikoht see jahutamine või ka siis mingid muud momendid seal kuivatamise juures, siis andke meile märku, räägime läbi, võimalik, et oleks mõistlik mingi osa viljast hoopiski näiteks teenusena lasta kuivatada. Nii et andke ikkagi teada. Ja selles osas ma arvan, et ma rohkem ei ütlegi, et kuivatus on ju kohe-kohe, või korishooaeg õigemini on kohe-kohe ukse ees ja 1,5 kuud ja ongi, võib öelda, juba see põhiaeg käes. Ja kui Läti kolleeg ütles, et neil on olnud üsna kuiv, siis vaatame, kuidas meil olukord põldudel on. Ja kes meil ikka sellest parema pildi annaks kui Kaarel. Tere, Kaarel! Kuidas meil olukord põldude peal on? Tere päevast kõigile!
vaataks, mis on toimumas Eestimaa põldudel ning millised tööd lähipäevadel on päevakorras. Taliapsides võib öelda, kui on õitsimisaegne fungitsiid tehtud, on kõik tööd tehtud ning järgmine töö oleks koristus. Kui enamus põlde Eestimaal on täis õitsimises või isegi juba Lõuna-Eesti pool õitsimist lõpetamas. Kuid see-eest taliteravillades ja just talinisus on päevakorras erinevate fungitsiidide tegemine. Kindlasti mingi seirake põlde, kui teie põllud on saanud siin eelmisel nädalal või nüüd lähipäevadel vihma ja teil on varajased sordid maal, sest nendes piirkondades, kus on saanud niiskust põllud, on täheldatud tegelikult päris paljud varajastel sortidel jahukaste levikud. Kui on enamus põlde, millel on T1 pitsimine juba tehtud või tegemata ja minnakse tegema T2 fungitsiidi, siis T2 fungitsiidid on vähem efektiivsed just jahukastele ja orienteeritud oma efektiivsuse poolest erinevatele lehelaiksustele, siis oleks neile soovituslik lisada juurde mõnda jahukaste tõrjepreparaati, näiteks Leandrit 0,2 kuni 0,25 liitrit hektarile, kui peaks olema jahukaste probleem põllul. Suviteraviljades on päevakorras just umbrohutõrjed ja viimased ööd, mis siin on ees ootamas või olnud, on tegelikult ka temperatuurid langenud suht madalale. Siis kindlasti vaadake, mis lubab ilmateade ja kuidas on temperatuurid, et umbrohutõrjed vahendite efektiivsust ei pärsiks just öine madal temperatuur. Need piirkonnad, kuhu külvati või need põllud on külvatud näiteks suviapsi, siis seal kindlasti vaadata putukad ja putukate arvukust. Sest soojad ilmad on just tärkavatele taliapsidele meelitanud erinevad maakirbud ja ka suuremates põldudes on kahjuputukad tegelikult liikumas. Et kui te pritsima lähete, kindlasti seirake põldu ja vaadake just tärkavaid taliapse. Edukat hooaega ning kohtumine järgmisel korral. Aitäh sulle, Kaarel. Ja siit olekski paslik minna viljahindade juurde. Ja viimati, kui me saadet tegime, siis oli käsil Türgis presidendi valimised, oli toimumas ka läbirääkimised viljakoridori üle, mis siis ka pikendati. Mis meil täna siis sellist olulist või päevakajalist on? No kõigepealt peabki ütlema, et hind on ju jätkuvalt ikkagi alla tulnud, et võrreldes eilsega on jälle 5 eurot madalamal, et täna me detsembri matifist oleme 224, eile oli 229 ja me ikkagi liigume languskoridoris, et ja need uudised, mis nüüd on olnud seoses selle koridoriga, et need tegelikult väga suuresti turgu ei mõjutanudki, kuivõrd rahustasid turgu. Aga miks hind ikkagi jätkuvalt alla tuleb, et eelmine kord näitasime ka slaidil, et oleme siin juba suuresti ajaloolistel tasemetel, aga hind ikkagi allapoole liigub puhtalt ikkagi sellepärast, et Venemaa müüb agressiivselt oma vana laojääki. Kui mäletate, siis oma ühtedes saadetes me oleme maininud, et Venemaa tahab hoida taset $275 tonnist, aga täna ta juba müüb $230 nisu tonnist, nii et ta tahab seda eest ära saada, tahab agressiivselt müüa. Lisaks tuli informatsioon, et Venemaa ei osta endale reservi 10 miljonit tonni, nii et ka see laseb siis vabakogust turule, et on põhjust igal juhul siis seda langust pealt kahjuks vaadata ja et Euroopa saaks oma nisu müüa, siis tuleb konkureerida puhtalt Venemaa nisuga. See on üks põhjuseid, miks siis Euroopas nisu hind alla tuleb. Kui me vaatame USA poole, ka pilt on sama, aga USA nisu on samamoodi langustrendis ikkagi suuresti samadel põhjustel, et nisu on globaalselt eksportivates riikides piisavalt ja seetõttu on ka nisu hind sealpool siis alla tulnud. Kuivõrd poliitiline turg ei ole enam väga suur mõjutaja, vaid pigem on tekkinud selline stabiilsus, siis jätkuvalt on ilm ikkagi selline teema, mis siis hinda mõjutab. Et kuidas meil täna USAs üldse ilm on või üldse maailmas? Ja tegelikult ongi niimoodi, et ilm on praegu kõige suurem tegija turul, et me olemegi ilmaturus, kui nii võib öelda. Ja kui vaadata siis USA ilmakaart, võib hakkamegi minema siit järjest siis kaugemalt lähemale. USAs on olnud tegelikult väga kuiv, oleme varem ka rääkinud, et talivili on olnud seal tõesti kuivas, kuid ka siin viimasel nädalavahetusel on saanud kõik olulisemad piirkonnad vihma ja ka edasi on tegelikult pilt palju parem ja talinisu olukord on tegelikult tunduvalt paranenud, et kui varem oli 28
29%, vaid heas või väga heas olukorras, siis täna on see protsent tõusnud, see on 34% ja see muidugi kohe mõjutab turul USA nisu hinda ja seda me näeme ka graafikult või nägime siis ka graafikult. Ja ka pikem perspektiiv tegelikult, kui vaadata Ameerikat, on selline keskpärane, aga siiski ütleme lähi 3 kuud on näha ka seal sademeid, nii et pilt üldiselt USA-s on praegu rahuldav, et selline võib-olla vahepealne kartus kuiva osas on nagu mööda läinud ja suvinisu on USA-s ka külvatud juba praktiliselt 85% ja lõpusirgel ollakse ka siis maisikülvi ja sojakülviga ja nüüd, kui see vihm tuli, igal juhul oli see väga oluline just siis maisipõldudele ja sojapõldudele, kuna see kuiv hakkas ka juba vaikselt seda uut külvi mõjutama. Ja kui edasi lähme siis näiteks Lõuna-Ameerikasse, siis me oleme rääkinud, et Argentiinas on olnud väga kuiv, kuid praegu on näha ka, et seal ilmaolud paranevad. See tähendab, et tegelikult on oodata ka sinna vihma ja ka pikem perspektiiv näitab tegelikult päris head pilti just Argentiina põldudele, et näidatakse siis häid sademeid, mida on siis vaja just uue külvi jaoks, et praegu seal koristatakse maisi ja niipea, kui siis saab koristatud, hakatakse ju jälle uut külvi tegema. Aga maisikoristus on nii lõpusirgel, et ega seal palju ei ole enam? No maisikoristus seal ollakse kuskil selline 30% peale, et kohe jõutakse ka siis Brasiilias maisikoristuseni seal juunikuus. Okay. Et Brasiilia koristab praegu soja ja kohe saab sellega lõpule ja siis kohe tuleb mais otsa, et see on ka põhjus, miks praegu Brasiilia tahab soja siis kiiresti eest ära saada, sest peale on tulemas suur võimas maisisaak. Ja kui vaadata nüüd Euroopa poole, siis Euroopat peab ka vaatama nii-öelda Lõuna-Euroopa ja Põhja-Euroopa, suuremad riigid nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, seal pilt on väga hea. Et Prantsusmaa on ka siin deklareerinud, et jätkuvalt 93% nisust on heas või väga heas olukorras, otradest lausa 95% on väga heas olukorras, nii et pilt on seal väga hea ja Prantsusmaa on Euroopa üks suurimaid viljatootjad. Saksamaal samamoodi kuulsime, et nisusaaki prognoositakse tegelikult päris palju, et aprilliga võrreldes isegi tõsteti natukene prognoosi, nii et pilt on hea. Aga kui me nüüd järjest rohkem liigume põhja poole, et siin Poola ja ka Leedu, Läti ja tegelikult ka Rootsi, kellega meile vestlesime, et kuidas neil seal olukord on, siis tegelikult on tõesti põhjust muretsemiseks, et on tõesti väga kuiv olnud ja ka Baltikumi kuivus ja Põhja-Euroopa kuivus on jõudnud ka tegelikult rahvusvahelisele sellisele ütleme analüütikute laua peale, et kui juba Leedu saab kannatada, siis see tähendab ka suuremat viljakadu. See on ka üks põhjus näiteks, miks praegu ühelt poolt farmerid ei ole väga aktiivselt müüma, sest vaadatakse, mis ikkagi nüüd põllult tuleb ja vaadatakse, kas see vihm ikkagi lähiajal tuleb või ei tule ja teiselt poolt ei julgeta ka eksporti praegu väga midagi lubada. Teisalt on ka ostjaturg väga maas hetkel. Ostjad ootavad jätkuvalt ikkagi turgude kukkumust ja hinnalangust, sest ega nõudlus on jätkuvalt madal ja tarbimine samamoodi madal, mistõttu tegelikult ongi väga raske müüa. Ja ei tohi ära unustada, et ikkagi seesama vana lao jääk on meil Euroopas olemas ja sama Vene nisu tuleb ju peale. Nii et ilm võib meil siin veel palju mängida, kuid need lähinädalad on nüüd siin meil Baltikumis ka väga olulised ja ka siis meie põhjanaabritele. Kui aasta tagasi mõjutas meie viljahindasid just sõda kõige rohkem, siis täna on see pool tahaplaanile jäänud ja kõige rohkem ikkagi on ilm, mis on ka varasemalt olnud ja mulle tundub, et see praegu kipub ikkagi niimoodi olema, et ilm mõjutab kõige rohkem, aga kuidas sina näed seda praegu? Ma olen sinuga 100% nõus, et tegelikult ju nii ongi, et praegu me oleme ilmaturus, kõik vaatavad, kas tuleb piisavalt sademeid, et kuidas see nii-öelda uue saagiga läheb, sest see saak, mis on nüüd ära koristatud, see vili on nagu olemas, et isegi kui nüüd on ikkagi sõda käimas jätkuvalt, siis ega vili on olemas, et kui just nüüd midagi väga katastroofilist ei juhtu. Aga põhiline on ikkagi praegu ilm, mis võib turgu kõvasti mõjutada. Muidugi me ei tea, mis geopoliitiliselt võib juhtuda ja nii edasi, see kõik on nagunii teadmata, aga kui me vaatame ikkagi hetkeseisule otsa, siis ilm on praegu punkt 1 ja seda me peame siin lähinädalatel ja isegi paari kuu jooksul nüüd kindlasti jälgima.
me oleme pikalt rääkinud siin nisust, aga ka raps on oluline teema, et kuidas meil õlikultuuridega on? Ega pilt on tegelikult sama, et kui vaadata soja pilti, siis sojagraafik on tegelikult samamoodi langustrendis ja võtsin siia juurde ka siis ajaloolise pildi, et kuidas võrreldes siis eelmiste aastatega see hinnatase on, et kui me nisuga oleme jõudnud nii-öelda, võime öelda siis ajaloolistele tasemetele, siis tegelikult soja hinnas on väga palju kukkumisruumi, et siit on veel palju minna ja rapsi graafik siia kõrvale võtta, siis hind on olnud langustrendis jätkuvalt. Hind on olnudki alla 400 Muuga sadamas juba mõnda aega ja ka täna on hetkel jälle mativ punane, nii et kui vaadata ajaloolisi tasemeid rapsil, siis me oleme tegelikult päris madalal tasemel, et kui palju ta siit veel nagu allapoole liikuda saab, on omaette küsimus, aga arvestades kogu seda õlikultuuride seisu, siis survet ikkagi hinnalangusele jätkuvalt püsib ja arvestades, et rapsipõllud praegu Saksamaal on väga head, Saksamaa deklareeris, et nad prognoosivad ikkagi rapsi samal tasemel, mis eelmisel aastal üle 4,2 miljoni tonni ja arvestades ka väga suurt laoseisu, siis tegelikult jälle Euroopas ei ole näha, et rapsi hind peaks nagu üles tõusma, et püsime praegu samal tasemel. Et kui nüüd kokku võtta kogu see pikk jutt, siis tegelikult suures pildis me oleme juba liikunud päris madalatele tasemetele nii nisuga kui rapsiga. Et kui vaadata, siis ainuke asi, mis võib tõesti hinda mõjutada, on ilm ja kuivus, nii et väga oluline on nüüd nendes olulistes viljakasvatuspiirkondades nagu USA, Argentiina ja nüüd Euroopa, et kuidas siin siis ilmastik edasi areneb, et seda peab nüüd järjest jälgima. Jah, ega Euroopas ka koristus on ju varsti ukse ees juba. Jah, täpselt. Aga seda juba räägime uutes saadetes. Kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni.